järgmise videoni ja aitäh kõikidele, kes kasutasid eelmisel nädalal siis #meigipidu ning jagasid pilte ja videoid nii Instagramis kui ka TikTokis. Väga vahva oli neid vaadata. Väga tore. Tänase video teema siis on, et kuidas peita punast vistrikut. Niimoodi, Elis, kas sul on olnud mõnda punni? Ja, ikka on. Mõnikord tuleb. Ja kindlasti teie olete ka sellises vanuses, et kellel veel ei ole, siis ilmselt nad kohe varsti tulevad. Et see on selline täitsa normaalne eluosa. Täiesti tavaline. Ja siis kuidas seda väikest punast punni peita, siis täna vaatamegi lähemalt. Nii, kuigi me täna vaatame, kuidas seda punast vistrikut peita, siis on oluline ka teada seda, kuidas üldse vältida neid punaseid vistrikuid või kuidas need oleksid kõige vähem. Kõige võib-olla olulisem on see, mis me tegime eelmine video. Me puhastasime oma näonahka. Ja kindlasti, et mida rohkem te puhastate, seda suurem tõenäoliselt, et punne tekib vähem. Absoluutselt. Siis kindlasti on kõik, mis me eelmine kord tegelikult rääkisime. Ja see toitumine, näiteks suhkru liigne tarbimine. Vee joomine, väga oluline, vett tuleb juua. Ja näiteks kui ongi mõni punane vistrik, siis vahel võib ka näiteks teepuuõli või midagi sellist sinna punni peale panna, et siis aitab ka nagu puhastada seda ja natuke kuivata seda vistrikut. Kindlasti julgustame teid pöörduma ka kosmeetiku juurde, kui tundub, et vistrikuid on ikka väga palju ja ise neist jagu ei saa. Et julgelt minge ja ei ole hullu üldse mitte midagi. Ja samamoodi võib ka siis minna nahaarsti juurde näiteks, et kui tõesti on mingid probleeme, siis pole hullu midagi, võib minna. Ja nemad siis aitavad sind ja suunavad täpselt, kuidas ja mida sa tegema peaksid. Väike tähelepanek. Kui sul peaks mingi kosmeetikatoote kasutamisel hakkama nahk kipitama või sügelema või minema punaseks, siis kindlasti tuleb see kohe veega maha pesta ja lasta oma nahal natuke rahuneda. Ja võib-olla järgmine kord mitte seda kasutada, sest võib-olla see toode ei sobi sulle. Esimese asjana vaatame teie pakkides sellist toodet nagu peitepulk. No nii, ja peitepulka kasutatakse erinevate asjade peitmiseks, näiteks nagu see sama punane vistrik. Absoluutselt. Meil on siis täna siin siukene huulepulga kujuline peitepulk, aga neid on hästi palju erinevaid. Näiteks on olemas ka selliseid vedelaid peitekreeme, mida kasutatakse täpselt samamoodi asjade peitmiseks. Ja veel, mis on olemas, on näiteks sellised palletid, näitan teile natuke lähemalt ka. Näiteks seal on selline roheline värv, et kui te näete kunagi rohelist värvi peitekreemis, siis see on just nimelt mõeldud punasele vistrikule. No nii, aga hakkame siis praktilise osaga ka pihta. Ja vaatame, kuidas seda peitekreemi kasutada. Enne, kui me hakkame oma punaseid punne peitma, siis me peaksime kindlasti ära puhastama näonaha. Enne meigi tegemist tuleks ka kindlasti oma näonahk ära niisutada. Vaatame siis, kuidas seda peitepulka kasutada. Nagu näha, siis mul on paar punnikest, nii et võtame peitekreemi ja teeme lahti. Täna kasutame peitekreemi peale kandmiseks oma sõrmi, aga kui sul on näiteks ka pintsel olemas, siis võid täna seda vabalt kasutada. Peitepulka niimoodi otse punnile panna ei ole väga hea mõte, sellepärast et see otsid läheb muidu mustaks. Nii et isegi kui me täna seda sõrme kasutame, siis me peame seda vahepeal puhastama. Siin ei olegi midagi muud, kui lihtsalt võtan oma sõrmega, siit niimoodi natuke seda toodet. See jääb siia ilusti sõrme külge kinni ja ma lihtsalt natuke niimoodi tupsutan seda siia peale. Leian siis kõik oma punnid üles. Peitekreemi mõte siis on just seda punase punni punetust maha võtta. Et see tuleb kindlasti meeles pidada, et ega see peitmine nagu otseselt ära ei kaota seda punni, see punn ikkagist on seal, eks ole, aga me lihtsalt teeme seda vähem märgatavamaks. Kindlasti tasuks ka meeles pidada, et kui sa siin peegli lähedal oma punni peidad niimoodi hästi agaralt, siis tegelikult päriselus keegi siit nii lähedalt ei vaata. Seega oma seda lõpptulemust vaata ikka natuke peeglist kaugemalt. Jumestuskreem on siis sellepärast välja mõeldud, et selle abil siis said naised varjata oma näonaha värvi ebaühtlust. Küll aga on nüüd selline lugu, et see näonaha värvi ebaühtlus tekib alles mingist vanusest. Nii, no, mis te arvate? Mis vanusest see pihta hakkab? Umbes minu vanusest. Ja, see on siis umbes seal 25. eluaastast ja vanemast, nii et tegelikult teil kindlasti jumestuskreemi vaja ei ole.
aga täna lihtsalt katsetame, eks ole. Ja proovime ära, et nii nagu me ennem tegime, siis selle väikse punni saab väga edukalt ära peita peitekreemiga, et selle jaoks ei pea siis tervet nägu ära jumestama. Enne kui me hakkame jumestuskreemi katsetama, siis vaadake, teil olid pakkides ka sellised toredad meigisvammid. Seda läheb nüüd kindlasti vaja. Kui teil juhuks on olemas võib-olla, siis on ka siuksed jumestuskreemi pintslid olemas, et neid saab ka väga hästi kasutada siis. Just, ainuke asi nende mõlema puhul on see, et neid peab alati peale igat kasutamist pesema. Ja nende pesemine käib siis kindlasti seebi ja veega. Aga kui sa ei viitsi pesta, sa oled hästi laisk, on ju, siis võib jumestuskreemi peale panna ka sõrmedega. Neid on võib-olla ka lihtsam pesta. No nii, aga lähme siis vaatame, kuidas jumestuskreemi peale kanda. Vaatame, kuidas seda jumestuskreemi kasutama peaks. Teie saite siis üllatuspakist 2 jumestuskreemi testrit, mis on mõlemad erinevad tooni. Need mõlemad toonid on siia taha kirjutatud. Nii et vaatame siis, kumb meile paremini sobib. Lõikasite nurk maha. Mul on siin juba ühe nurk maha lõigatud ja pane natukene käe peale. Jumestuskreemi tooni katsetatakse kaela peal, nii et me panime seda natuke siia käe peale, siit edasi võtan juba oma näpuga ja tõmban lihtsalt siukse juti ja siis natukene tupsutan siit. Jumestuskreemi toon siis peaks olema täpselt sama värvi, nagu mu kaelatoon on, ehk see peaks täiesti ära kaduma. Nagu näha, siis see on liiga tume ja kollakas minu jaoks. Nüüd ma panin seda teist tooni siia oma käe peale ja vaatame, kuidas see toon mulle sobib. Nii et ma tõmban selle juti täpselt siia tumedama laigu kõrvale, mis mul liiga tume jäi. Ja vaatame, kuidas see mulle sobib. Nii et tupsutame seda natukene. See sobib mulle, nii et see on täpselt sama tooni, mis minu näonahk. Vahel võib ka nii olla, et üks toon on liiga hele, teine toon on liiga tume, siis peaks tegema segu. Kohe näitan teile, kuidas segu tehakse. Ma panin siis seda heledamat tooni ja tumedamat tooni oma käe peale ja nüüd ma segan selle jumestuskäsnaga segamini. Kui sa oled mõlemad jumestuskreemi toonid oma kaela peale ära katsetanud, siis kindlasti puhasta mitsellaarveega kael ära. Enne, kui me oma jumestuskreemi hakkame oma näole tupsutama, siis teeme oma meigi käsnakesed märjaks. Ma panen taas kord jumestuskreemi oma käe peale ja siit siis juba meigi käsnaga kannan seda oma näole. Niimoodi alustame tasakesi, niimoodi natukene võtame ja natukene tupsutame. Ja niimoodi tasapisi, et ärme tee niimoodi, et võtame selle jumestuskreemi ja paneme igale poole ja siis hakkame alles tupsutada. Ärme nii tee, teeme niimoodi tasakesi. Kindlasti pea meeles, et kanna jumestuskreemi õhuke kiht. Nüüd võid juba jumestuskreemiga tulla siia silmade alla ja siia nina juurde. Kõik ilusti ära tupsutada. Päevameigis enam kaela ei jumestata, seega lõpetame selle tupsutamise siin lõuajoonega ära. Oluline on, et jumestuskreem oleks ühtlaselt tupsutatud. Ja viimane toode meie üllatuspakist täna on puuder. Vot, mille jaoks seda siis kasutatakse? No puuder on siis selline toode, millega siis võetakse ära nahalt nagu liigne läikivus ja näiteks siis ka see jumestuskreem, et kui te olete seda proovinud, siis jumestuskreem kinnitatakse siis tänu sellele puudrile. Et teil on siin täna kaasas siin sees siuke aplikaator, millega me siis paneme, aga olemas on ka siis siuksed puudripintslid. Ja puudripinsli tunned alati ära sellega, et on siuke hästi fluffy ja siuke suur. Tavaliselt kõige suurem. Tavaliselt kõige suurem. Nüüd vaatame, kuidas puudrit kasutada. Teil on puudri sees siuke aplikaator, mida te saate vabalt kasutada, aga kui teil on ka olemas kodus näiteks pintsel, siis võite ka need täna käiku lasta. Võtan siin natukene endale seda puudrit ja kõik, mis ma teen, on tegelikult natuke niimoodi tupsutan seda. Nii et ma lihtsalt natuke patsutan. Kindlasti jälgige seda, et seda liiga palju ei tuleks. Kui sa mõtled, et kui palju seda puudrit peaks panema, siis tegelikult sellel on väga hea nipp. Vahepeal lihtsalt katsu oma käe seljaga. Kui kleepub,
siis peab natuke juurde panema. Kui enam ei kleepu, siis on juba kõik hästi ja aitab küll sellest puudrist. Tavaliselt pannakse teetsooni natukene rohkem puudrit, sest et see on tavaliselt natukene rasusem. Teetsoon asub siis siin otsa ees ja siin nina peal. Nüüd, kui meil on jumestuskreem peale kantud ja nägu ära puuderdatud, siis ära unusta ka aplikaatoreid ära pesta ning kui sa kasutasid pintslit, siis ka need tuleks ära pesta. Me oleme nüüd jõudnud kraanikausi juurde, kus ma näitan teile, kuidas te peaksite oma meigikesna ära pesema. Võtame seepi. Teeme meigikesna märjaks uuesti. Ja siis lõurame seda siin seebi sees niimoodi. See jumestuskreem täiesti siit seest välja ei taha tulla. Aga peaasi, et oled seebiga üle käinud selle. Pange kindlasti tähele, et see seep siit meigikäsnast täiesti välja tuleks. Esimese asjana, isegi kui seda punast pistrikku saab väga edukalt ära peita, siis sellest olulisem on selle ravimine. Puhasta oma näonahka regulaarselt, kui on vaja, siis mine kosmeetiku või nahaarsti juurde. Teine asi, mis sa võiksid tänasest videost meelde jätta, on see, et kui sa tahad jumestuskreemi proovida, siis seda kantakse hästi õhuke kiht nahale. Kui sa paned liiga palju, siis ei ole tegemist enam jumestamisega, vaid jubestamisega. Ja kolmandaks, ükskõik milliseid meigivaheneid sa kasutad, olgu see siis meigikäst või meigipintsleid, siis neid tuleb iga kord pesta seebi ja veega. No nii, ja selline oligi meie teine video. Juba järgmisel nädalal on meil uus põnev teema, mis on oskan teha hetkel populaarset silmameiki. Mis seal küll võiks olla? Järgmine pakike on juba täitsa põnev ja ka pisut keeruline. Keeruline, jah, seda küll. Nii et kindlasti kasutage meie hashtag meigipidu, lisage siis videoid nii TikToki kui ka pilte Instagrami ja kohtume järgmine nädal. Just. Tšau!